Tere sulle, kes sa minu kanalit jälgid või siia juhuslikult sattunud oled. Mul oli plaan, mis teemal ladumist teha, aga kui ma kaarte vaatasin, siis tuli mehekaart ja ma ei tea, mida see täpselt tahab mulle öelda, aga hästi, ma teen siis sellise lühikese suhte ladumise, võimalikult siis positiivse küsimusega, et kuidas suhe edasi areneb või kuidas seda siis endale sobivas suunas arendada. Nii, ja alustan püriidist, lõpetan mäekristalli juures. Igaks juhuks jälle kordan, et kui tundub, et ladumine sind ei kõneta või ei ole üldse sinu moodi või mingid üksikud sõnad või ideed nagu põrkuksid tagasi, ära kuula lõpuni, ära lase ennast programmeerida. Nii. Ja kui sa valisid püriidi, siis ma esmalt vaatan, et mis olukord selles suhtes praegu on, püüan leida mingi kirjelduse, et sina ise saaksid aru, kas see on sinu suhte kirjeldus. Ahaa, siin läks nüüd nagu tõsiselt väga lihtsalt. Et kui ma seda suhet pean kirjeldama, siis suhe, mille kohta on küsimus, on tegelikult transformatsioonis, elab läbi mingit suurt muutust. Siin võib olla ka see, et suhe on katkenud. Kui suhe on katkenud, siis sellisel juhul on nii, et mees on orienteeritud väga välisele maailmale, ta ei pruugi otsida endale uust kaaslast, aga ta, ma ei tea, liigub palju, suhtleb palju, võib-olla puhkab, võib-olla pidutseb, on nagu seltskondlikult hästi aktiivne. Naine on selles kohas, kus talle tundub, et need unistused ja eesmärgid ja ideed, mis tal on olnud, see visioon, kuidas ta oma tulevikku näeb, on nihkunud kaugemale. Aga samas on võtnud selgema vormi. Ja kui nüüd küsimus on, et mis selles suhtes edasi toimub? Kohe vaatan üle, et olla kindel, et kõik kaardid on õiget pidi on. Nii. Mis selles suhtes edasi toimub? Millised on siis need võimalikud arengud? Et siin on nii, et inimesed võivad olla füüsiliselt lahus ja lahku läinud. Võib olla nii, et elatakse koos või ollakse suhtes, aga kumbki on selles suhtes väga üksinda ja oleks vaja mingit muutust, et siin nagu see taustalugu võib olla väga mitmekülgne.
Et siin need edasised arengud on ikkagi niisugused, mis sõltuvad nagu väga mehe otsustest. Et kuna siin on tegemist sellise üsna enesekindla mehega, kes on otsustanud, et kuidas ma ütlen, et see, kes ta täna on, ei rahulda teda ennast. Ta ei ole rahul iseendaga, ta leiab, et ta on nagu väärt enamat ja ma ei ütle seda mitte ainult suhte kontekstis, aga väga laias mõttes. Ta tunneb, et ta peab koguma nagu väge ja jõudu, et see on temas uinunud olekus ja et kui ta suudab saada piisavalt tugevaks, siis ta jõuab oma unistustele lähemale. Mees on selline ikka jätkuvalt seltskondlikult aktiivne, hea suhtleja. See võib olla niisugune mees, kes, kuidas ma ütlen siis, ma ei tea, pigem suhtleb kusagil chatis või veebis või et kellega nagu ehk ei olegi otse kontakti ja igatahes tema elus on see faas, kus ta sõna otseses mõttes otsib oma väge, otsib oma jõudu, otsib oma eesmärke ja kuna ta on praegu just parasjagu nii enesele keskendunud, siis tal väljapoole andmiseks väga palju ei ole. Et naise jaoks tähendab siis see edasine suundumus seda, et tema selline majanduslik enesekindlus on kõikuma löönud. Ta väga täpselt ei tea, et kuidas tulla toime, kuidas esiteks rahaliselt toime tulla ja teiseks, et siin naine on suhtes ilmselgelt olnud rohkem pühendunud kui mees ja sest naisel on see ilmajäetuse tunne, mahajäetud tunne, ilmajäetud tunne, puuduoleku tunne. Ja tegelikult siin et see suhe, mille kohta on küsimus, see on üsna kannatuste rohke, mis tähendab siis, et kui tahaks nüüd seda suhet kuidagi ellu äratada, siis kuidas ma ütlen, ja lähiajal see lihtsalt ei ole võimalik. See ei ole võimalik, sest sa ei suuda ennast teha nagu nii pimedaks, nii kurdiks, nii usaldavaks, nii imetlevaks. Et pikemas plaanis on siin võimalik sõlmida omavahel sellised kokkulepped, et mis siis nagu oleksid vettpidavad ja mis jätaksid teid terveks mõlemat, aga siin nagu mulle tundub, et naise tähelepanu on rohkem sellel, mida teised arvavad. Jah. Ja siin on võimalik kokku leppida kohtumisi tulevikuks. Mingis pikemas perspektiivis on võimalik seda suhet elustada. Aga lähima 3 kuu jooksul see ei ole mõistlik. See ei ole mõistlik, et see on aeg, see on selline aeg, kus mees püüab aru saada, kes ta on ja kelleks ta tahab saada. Kuidas saada nii tugevaks, nii rikkaks, nii väekaks, nii külluslikuks, nagu ta tegelikult tahaks olla. Ja kus naine peab tegelema sellega, et aru saada, mis hoiab teda suhtes, kus teda piisavalt ei hinnata. Miks ta on sellest suhtest sõltuv? Sest siin ei ole ainult selline materiaalne sõltuvus, siin on väga palju enamat. Ja
isegi kui seda suhet nagu reanimeerida ei õnnestu, siis on võimalik teha kokkulepped, et kuidas me, no nagu kuulsused, eks ole, et kuidas me seda suhet avalikkusele presenteerime, kuidas me teistele inimestele teada anname, et mis meil siin toimub, on ju, ja et kuidas nagu iseenda jaoks siis esmalt ja siis teistele luua see arusaam, et vahet ei ole, kas koos või eraldi, me tegelikult kumbki liigume siiski oma eesmärkide suunas ja suures plaanis on kõik õigesti. No nõuandekaardid ütlevad, et kui seda suhet nagu transformeerida, et tahta seda tõsta mingile uuele tasandile, muuta seda paremaks, kuidagi vastuvõetavamaks, rahuldust pakkuvamaks, siis on see väga pikk ja vaevaline teekond läbi sõltuvuste, läbi sellise tsüklilise käitumise, kus ma ei tea, see võib olla selline Ameerika mäed, et kus me tülitseme ja lepime, on ju. See võib olla see, et ma ei tea, et iga kuu 2 nädalat, et kui rahavoog on suurem, siis nagu suhe õitseb ja siis, kui see raha kaob, väheneb, siis on jälle suhe halvem. Selline tsüklilisus on see sisse kirjutatud ja selline tsükliline sõltuvus, et mingid sõltuvused, mis ilmnevad periooditi. Ja see võib olla ka omavaheline sõltuvuslik suhe. Et siin see fookus siis eelkõige peakski olema sellele, et aru saada, mis tekitab sõltuvust. Mis selle sõltuvuse all on, kas selle all on mingi lapsepõlvetrauma või on seal mingi täitmata vajadus või mingi klammerdumine unistuse külge, et variante siin ma ei jõua loetleda. Et aga siis, kui ma küsin, et mis sõltuvus täpselt on, et siis ühe poole jaoks on hästi oluline see, et oleks suhe, teise poole jaoks on hästi oluline mingi positsioon avalikkuses, et see võib olla, ma ei tea, tööl, sõpruskond, et see ei ole perekond, et see ongi selline suurem ringkond, kes inimest ümbritseb ja kelle silmis tal peab siis olema nagu mingi kindel väärtus ja et kui üks peab tervendama oma suhtesõltuvust, siis teine peaks tervendama oma sõltuvust sellest, mida teised arvavad. Kas ma ikkagi olen nagu piisavalt tähelepanuväärne? Ja siin lahenduse leidmine on võimalik, aga tõesti, see on väga pikk teekond. Ja ma küsin siis ka nii, et mis juhtub juhul, kui seda suhet ei reanimeeri, tõmmatagi joon alla, et kõik finito läbi. Et mida see siis kummalegi poolele kaasa toob? Igatahes naine otsib endale uue sõltuvussuhte, sest tal on vaja suhet konkreetselt. Tal on vaja kellestki sõltuda, tal on vaja kellegi külge klammerduda. Siin kaheldamatult on tegemist naisega, kes ei ela üksi, mitte kunagi ei hakka elama üksi. Niipea, kui on selge, et ühe suhtega on läbi, juba hakkab nagu keha ja mõistus ja hing ja kõik hakkab ketrama selles suunas, et jookse ruttu, leia uus, kiirusta. Ja siin on ka see, et
et naise peas nagu mingi konkreetse suhte või inimese eelised võivad kasvada ülisuureks ja samamoodi ka miinused. Et nagu see teravus oleks nagu peale keeratud niimoodi, et kõik on nagu hästi selge, hästi silmatorkav. Jah, ei ole vahet, kas sa tahad näha inimese head või halba külge, et sa nagu tõesti kõike näed, on ju, aga kuidagi su emotsioonid võimenduvad sellisel moel, et kui suhet ei ole või suhe on algusfaasis, siis on pidev ärevus. Nagu pidev ärevus. Ja kaaslane peaks olema siis selline, kes kogu aeg rahustab, kinnitab, siin on turvaline, kõik on hästi, hinga. Võid ise vabalt joosteks, ma ei kaa kuhugi. Et jah, hästi suur hirm mahajäetuse ja ilmajäetuse ees. Aga mehel on nagu suht närvid korras, et selles mõttes, et kui see suhe lõpeb, siis mees on oluliselt paremas positsioonis, et mitte siis ainult majanduslikus mõttes, aga ka sellise üldise enesetunde mõttes. Jah, tal on väga sirgelt oma tee, just nimelt, et nagu oma elujõud, oma elutahe, oma elurõõm tagasi saada, et olla nagu võimalikult et olla sellises võimalikult kiires ja samas nagu stabiilses kasvuprotsessis. Kui ma peaksid mingi resümee koostama, siis ma ütleksin, et siin on siis 2 võimalust. Üks on see, et seda suhet reanimeeritakse ja naise jaoks saab see olema üks kannatuste rada, kus ta nagu on pidevalt ikkagi selles mahajätmise hirmus või ilmajäetuse hirmus. Mehel erilisi probleeme ei ole, et vahet ei ole, et tema seisukohalt ei ole vahet, kas suhe on või suhe ei ole. Mistõttu mina ütleksin, et nagu võib-olla oleks mõistlik see suhe lõpetada ja tegeleda siis oma selle hirmuga, mis paneb mind klammerduma, et järgmine suhe oleks tugevam. Niisugune lugu. Aitäh. Siin. Panen neid kaarte suvalistesse kohtadesse, et oleks kindel, et nad samasse positsiooni ei satu ja et korralikult läbi segatud. Nii, ja kui sa valisid selle roosa kvartsi, milline on sinu suhe, milline on see hetkeseis praegu just, mis 2 osapoole vahel toimub. Ja kui selle suhte kirjeldus ei ole täpselt sinu suhte kirjeldus, siis ära edasi kuula. Nii, aga mina nüüd vaatan siis, mis siin siis on. Nii, et siit tõenäoliselt on tegemist suhtega, mis ei ole, mis nagu kas on äsja loodud või vastupidi on väga pikaajaline, sest ainult sellisel juhul saab inimeste vahel olla nagu inimesi lahutamas nii palju tegevusi, sündmusi, olukordi. Nii, aga et ma hakkan siit nüüd järjest siis, enda jaoks õiget pidi keerama, sinu jaoks tagurpidi. See aitab mul ka paremini minna siia loo sisse.
et siin mees on kindlasti oma elus olnud mitmetes suhetes, et ei ole esimene naine, kellega koos elada. Siin on tegemist mehega, kes alati natuke kahtleb iseendas, et tal on nagu see vigastatud päike, et mingid egoprobleemid vaevavad teda alailma. Isegi kui kõik on hästi, siis ta ikkagi leiab midagi, mille pärast muretseda, mille peale võib-olla vihastada, mille peale solvuda, sest see päike tema peale nii heledasti ikka ei paista kui kõigi teiste inimeste peale. Et see pruugi otseselt nagu partneri suunal avalduda. Aga need võivad olla ka need märkused, et ma ei tea, valitsus on vale ja riigi majanduslik olukord käib alla mäge ja noored on hukas ja mingid sellised kibestunud märkused üldise elukorralduse kohta nagu täiesti pereväliselt ka. Ja ta võib ka kodus olla üsna rahulolematu, kõik võib teda häirida ja ärritada ja kunagi nagu väga täpselt ei tea, et mis tal võib selle sae peas käima tõmmata, on ju. Ja ta ei ole jagaja selles mõttes, et ta oma tegelikust probleemist ei räägi. Ja siin on ka niimoodi, et naine on nagu mingil oma isiklikul vaimsel teekonnal, tegeleb kuidagi oma enesearenguga või oma vaimse arenguga, nimetage seda, kuidas tahate. Ja tänu sellele siis see paari suhtes omavaheline läbisaamine ongi niisugune, kus on rahulikumad ja sõbralikumad faasid ja siis on sellised pingelisemad ja ma ei ütleks, et siin on nagu päris kriisid, aga keeruline on suhelda. Ja selles paari suhtes naine saab aru, et tal tegelikult on elus rohkem valikuid. Et kui ta ikkagi tüdineb ära, siis võib ta vabalt öelda head aega, võtan järgmise. Et naine on siin, ma ei saa öelda, et enesekindlam, üldse mitte. Naine on ka niisugune, kes kahtleb ja kaalub ja kõhkleb aga ta saab aru, et see ei pruugi olla tema ainus valik. Et tal on alati nagu võimalus sellest suhtest lahkuda, kui ta seda soovib. Ja naisel siin võibki olla nagu see küsimus, et kas see suhe toetab minu hingelist arengut või miks mulle selline partner on saadetud või miks ma olen ta valinud. Et ta otsib nagu seda põhjust tagajärg seost, on ju. Kusjuures see mees võiks olla üsna hea tervendaja või ravitseja. Temas on see potentsiaal olemas, aga kuna ta ei tule toime oma emotsioonidega, ta on liiga emotsionaalne, liiga ärev, liiga palju mõtteid, liiga palju ideid, siis tal on nagu keeruline hoida oma pilku ainult ühel teemal, ainult ühel probleemil korraga. Ja kuigi selles suhtes otseselt valesti ei ole mitte midagi, ei saa ka öelda, et osapooled ennast siin mugavalt tunneksid. Nii, millised siis need arengud järgmise 3 kuu jooksul võiksid olla? Millised need arengud võiksid olla siin järgmise 3 kuu jooksul?
siin on nii, et järgmise 3 kuu jooksul see suhe ikkagi on nagu takistatud ja keeruline. Et kui te olete nagu koos kusagil seltskonnas või väljas, siis te hoiate kokku ja te suudate hoida seda fassaadi nii iseenda jaoks kui partneri jaoks, kui siis ka avalikkuse ees, et kui näiteks koos minna, ma ei tea, pulmamatustele kellegi vanemate juurde, vanaema juurde, ma ei tea, vaarikaid sööma, siis on nagu kõik hästi. Aga niipea, kui on vaja siis olla kahekesi, siis on keeruline. Ja siin ongi, et järgmise 3 kuu jooksul nagu selline elujõu ja elurõõmu alles hoidmine on takistatud. Ja probleem on siin selles, et ma ei tea, mis selle mehe tööelus toimub, aga tal on nagu mure selle pärast, et milline saab see materiaalne toimetulek olema, et kui ta teeb seda tööd, mis ta teeb, et kas see sissetulek on piisav. Ja ta võib olla ka kahtlev selles suhtes, et kas naine, kellega ta on suhtes, panustab suhtesse piisavalt või toetab nagu selle suhte arengut piisavalt. Et tema jaoks jah on eelkõige 3 kuu jooksul tähelepanu sellel, mida ta saab, mitte mida tal anda on. Et see, mida tal anda on, seda ta näeb nagu mingis pikemas perspektiivis. Et selle 3 kuu jooksul tema jaoks on umbes nagu saagikoristusaeg, et kui ma panin selle 10 viljaseemet maha, siis ma tahan nüüd 100 tera vastu saada. Ma küsin, et kus nende raskuste põhjus on, et siis ühest küljest võib see põhjus olla vanemates. Võib olla selles, et inimesi on kasvatatud hindama elus erinevaid asju või täitma rolle sellisel moel, mis praegu ei tööta. Et see on selline nagu kõige tõenäolisem põhjus. Ja siin kindlasti mõlema poole elus toimuvad ka mingid energeetilised nihked, kus korraks nagu kaob pind ja alge alt ja kui sellele ei keskendu, siis võibki kaduda. Ja päris kindlasti on siin majanduslikud raskused, konkreetselt rahaliselt niisugune keeruline aeg, et ei tea täpselt, kas sissetulekutest jätkub, et väljaminekuid katta. Ja siin mõlemad pooled võivad olla nagu sellises tundes, et vahet ei ole, palju sisse tuleb, nagu nii ei ole piisav. Ja nagu küsi üle, kuidas tahad, et põhimõtteliselt, et küllus on nagu takistatud, niisugune rahaline sissetulek, stabiilsus, see, et me võime endale selles elus midagi lubada, see on praegu nagu ma ei tea, kusagil maakera teisel poolel, mitte teie juures. Ja see siin selliseid suuri pingeid tekitab. 3 kuu jooksul võib juhtuda nii, et mees võib saada uue tööpakkumise. Üsna suur tõenäosus on selline 1/3. Päris kindlasti. Et kas siis mingi päris uus töö või lisatöö, aga selline teist tüüpi sissetuleku allikas mehe ellu tekib.
et siin naine eelkõige peaks hoolitsema selle eest, et ta oma eneseväärikust ei kaota, et ta jääb endale kindlaks mis tahes olukorras ja et just, et hoida seda meelekindlust, et ma olen väärt head kohtlemist ja ma olen väärt, et minu partner jagaks minuga nii head kui halba, sest ma olen tugev ja tark ja ma tulen sellega toime. Ja siin võib küll öelda, et tegelikult nendes raskustes nagu suhe läheb tugevamaks, päris kindlasti, kui ei ole 3 kuu jooksul mehel uut tööd, no ma ei tea siis tõesti, mis uus asi tal tuleb, on ju. Aga fakt on, et täiesti uued konkreetsed lepingud, kokkulepped, mingi uut moodi liikumine ja hingamine mehe elus saab olema. Et siin on selline kummaline olukord, et kus naine on ilmselgelt eelistatud olukorras ja kui ta ka suhte lõpetab, siis temaga ei juhtu mitte midagi. Et siin see võib muidugi tekkida, et seda uut järgmist partnerit tegelikult reaalselt ei tule nii ruttu, kui on plaan. Aga jah, et kui tundub, et see suhe enam sind edasi ei kanna, soovid selle suhte lõpetada, siis tegelikult takistusi sellele eriti ei ole. Et ja ma ütleks see juurde, et noh, need kaardid, mis ma käes vaatasin, et siin oli niisugune nõuanne, millest ma väga hästi aru ei saa, aga kui sa kuulad, siis sina ilmselt saad, et toetu oma vanematele ja toetu siis kas oma lapsepõlvele või oma lastele. Ehk siis õpi oma vanemate kogemustest, vajadusel pea nendega nõu ja võib-olla sa tervendad siin praegu selles suhtes mingit oma lapsepõlve traumat, aga siin võib olla ka soovitus, et võtta seda olukorda kuidagi nagu puhtalt lehelt, kuidagi lihtsamalt, kergemalt, nõuete ja hinnangute vabamalt. Ja kui paari suhtes on lapsed, siis on see kaheldamatult viide, kõige otsesem viide, otsesemalt enam ei saa olla, et mõlemad pooled peaksid järgmise 3 kuu jooksul esiplaanile seadma mitte enda, aga laste vajadused. Et see on kõige olulisem. Ja nii on. Et see on minu meelest väga perspektiivikas suhe, et siin on lihtsalt mingi ajutine kriis. Mingi väga ajutine kriis. Tänan sind. Kui sa valisid selle ametüsti, nii tahaks panna. Kui sa valisid selle ametüsti, et mis siis sinu paari suhtes toimub, kuula ära see algne kirjeldus ja kui see sulle ei sobi, kui see ei ole õige või see näiteks on õige osaliselt, et partneri kohta on õige, sinu kohta ei ole, ära kuula lõpuni. Et siis võib-olla täna lihtsalt ei olegi sinu varianti. Saad ise hakkama. Et ma olen seda meelt, et kui ladumine on üks-ühele täpne algses kirjelduses, siis ta on üsna täpne ka
tuleviku osas ja soovitustest on tõesti abi. Kui algne kirjeldus kattub näiteks mingi 50% ja siis tulevik on 50%, aga inimene klammerdub seal selle mingi pisikese musta pleki külge, on ju, tõmbab ta selle 50% juba 75 peale, et no läheb ja nüüd hakkabki minema. Et ole ettevaatlik ja jälgi seda kirjeldust ja kui see sind ei kõneta, lõpeta. Nii. Kaardid segatud. Vaatame siis, mis siin... Jätan selle ka. Nii, ja laon need kaardid nüüd siia õiget pidi. Et siin mees peaks nüüd olema selline mees, kes on sinu ellu, no mida, üsna nagu ootamatult sisse tulnud. Vahet ei ole, kas üleeile või 25 aastat tagasi, aga suhte algus on olnud kuidagi väga äkiline, väga ootamatu, väga, noh, mina ei tea, jah, sõna otsa mõttes taevast lendas mees sülle, praegu siin ta on. Tegin ukse lahti, oli ukse taga. Et siin on niisugune lugu, et sellel mehel on üsna keeruline täita naise unistusi. Ja talle tundub, et naine on nagu natukene ullikene ja natukene nagu pilpa peal hoitud ja tema muudkui tahab ja kõik muudkui peavad tegema nii, nagu tema tahab, on ju. Ja mehe jaoks on see selline võib-olla tüütu ja raske. Ja siin on ka kõik need suhted, kus inimesed ei ela koos, aga vahel kohtuvad. Või mehed, kes töötavad välismaal. Et keegi, kes ei saa elada tavapärast perekonnaelu, et näiteks 2 nädalat elame lahus ja siis mõned päevad elame koos ja siis jälle elame lahus, et mitte siis sellepärast, et nii meeldiks, aga sellepärast, et elu on lihtsalt niimoodi kujunenud. Ja siin on mees, kes on nagu hull strateeg ja võib-olla natuke tundub pessimist, et kes hästi pikalt tahab kõike ette teada ja väga täpselt tahab kõike teada. Tal peab alati olema plaan, et muidu ta baasärevus tõuseb lakke ja kõrgemale veel. Et tal võib olla, et tal see sisemine ärevus võib olla kusagil nii kõrges kohas ja nii püsiv, et ta uni on häiritud. Ja see mehe häiritud olek on nüüd hakanud siis mõjutama ka naist, on ju. Et naine vaatabki seda perioodi praegu nagu mingit faasi elus, mis tuleb ja läheb, on ju, ja usub sellesse, et läheb paremaks. Tulevikus läheb paremaks. Nii, et kui see nüüd tundus õige, siis järgmise 3 kuu jooksul, mis selles suhtes toimub. Millised arengud siin võiksid olla? No siin muutub suhe, siin päris kindlasti muutub suhe tugevamaks, kindlamaks. Siin on... Ma ei oska öelda, et siin võivad olla kihlused ja abielu, aga siin võib olla ka lihtsalt kokkuleppe selles suhtes, et millisena me oma tulevikku näeme
ja milliseid muutusi me peame tegema, et see suhe õnnestuks ja püsiks. Aga see fakt on, et 3 kuu jooksul seda suhet nagu mitte miski ei kõiguta. Võib-olla lihtsalt mõned väikesed muudatused tulevad sisse. Ja siin ongi, et nagu selline põhiline tõukejõud on see, et mees nagu kogu aeg tuleb ja läheb, et tal ei ole võimalik paikne olla ja tal tegelikult ka selle järgmise 3 kuu jooksul ei ole võimalik olla paikne. Aga tema peas on olemas idee paiksest tulevikust. Sellest, kuidas suhe on ikkagi kuidagi kinnitatud, et see on püsiv, siduv, turvaline mõlema poole jaoks ja kuidagi ta siin nende 3 kuu jooksul vaenekene püüab seda probleemi lahendada. Ja muidugi võib öelda, et mõlema osapoole sügavam eesmärk on siis tegelikult selle suhte kasvatamine ja hoidmine. Ja et just nagu, kuidas ma ütlen, siin on ikkagi selline perekonna loomine, et kuidas me tekitame selle liini, et vanemad, meie lapsed, et see on nagu üks sirge liin ja et see ei riku mingit kosmilist korrapära, et mingid tuleviku kokkulepped 3 kuu jooksul väga selgelt tehakse ja mingid eesmärgid pannakse paika. Aga ma küsin, et miks üldse, miks selles suhtes üldse nagu mingid probleemid on olnud, siis võib-olla teil mõlemal, aga võib-olla ühel poolel, vahet pole kummal poolel, on see olukord, et keegi on siin kasvanud ilma vanemateta või kasvanud kasuvanemaga või siis mingil muul põhjusel tunneb, et ta on situatsioonis, kus ta peab oma pere nagu, oma suguvõsaliini peremustreid muutma, sest ei taha oma lastele sellist lapsepõlve, nagu endal on olnud. Ja see muutus on võimalik. Et kui siin omavahelised kokkulepped teha ära, vettpidavad kokkulepped, et nagu selgus ja stabiilsus saabuks, siis tegelikult paranevad ka tööalased või sellised materiaalsed võimalused ja see on niisugune väga tark, väga vastutustundlik liikumine sellise parema tuleviku poole, kus inimesed omavahel arutavad läbi, mida teha, kuidas teha, mida me tahame, aga miks me niimoodi tahame. Et selline nagu oma perekonna vajaduste ja väärtuste hindamine ja nagu paika loksutamine või sobitamine, et kuidas need vajadused saaksid kaetud ja kuidas need väärtused püsivad olukorras, kus me ei ole kogu aeg koos. Ja ma siia rohkem praegu juurde ei tahaks öelda. Sest minu meelest siin on üsna selge, millega tegemist tuleb ja miks. Ja siin ikkagi suund on selle suhte
parandamisele, kasvatamisele ja arendamisele. Väga mõistlik. Nii. Ja see seos vanematega võib olla ka see, et kui läheb väga keeruliseks, siis tasub vanematega nõu pidada, et kuidas siis minu ema, isa, vanemad, vanaisad on sellistes olukordades toime tulnud oma elus, mida nad on ette võtnud, et sarnaseid situatsioone lahendada. Ja ei, rohkem ei ole midagi öelda, nüüd on kõik öeldud, aitäh. Nii, ja kui sa valisid selle variandi, siis esmalt vaatan siis, et mis olukorras see suhe praegu on. Püüan anda võimalikult täpse kirjelduse, kui kirjeldus ei kattu, ära kuula lõpuni. Ära kuula lõpuni, kui osapooli on ebatäpselt lahti räägitud, kes, mida, miks, kuidas, milline. Nii, ja mina vaatan siis selle suhte praegust olukorda. Nii. Keeran need kaardid siis teistpidi. Nii, et ma ütlen, et kui siin mees ei ole tsükliodik on ju olnud pikka aega, siis on väga hea. Et see võib olla ka selline mees, kes, kuidas ma ütlen, kes nagu väga püsivalt on liikumas, reisimas, sõitmas, iseennast otsimas, maailma avastamas. Kõige lihtsam oleks öelda, et stabiilselt ebastabiilne mees. Jah, mida iganes ta teeb, milles iganes see väljendub, kindel on see, et mitte midagi ei ole kindel. Ja siin sellepärast ongi naisel siis nagu kogu aeg selline hirm ja ärevus ja mure sellepärast, et kas see suhe jääb püsima, kas seda suhet on võimalik arendada, kas selle mehel üldse on midagi pakkuda. Ja siin on tunda ka sellist nagu tugevat, naise poolt tugevat väsimus sellest, et kogu aeg peab nagu tegelema mingi mehe probleemiga. Et selline ühel juhul 7 on see suhe, kus tegelikult reaalset kooselu ei ole, kus inimesed ma ei tea, kas näiteks võivad olla lahku läinud, aga suhtlevad edasi või niisugune suhe, mis ongi arenenud kusagil veebis ja reaalsusesse ei ole üle kandunud. Ja siin võib olla ka selline suhe, et kus mehel on tegelikult perekond olemas ja see naine, kes küsib, ei ole otseselt selle mehe naine. Et või siis mehel on, ma ei tea, oma uue või eelmise perega kontakt tugevam kui küsijaga. Naise jaoks on olukord väga keeruline. Mees on siin nagunii selline udukene, et ma ei tea, kas ta seda keerukust üldse hoomab,
et tema mõte on pigem selle juures, et kogu aeg mingi liikumine oleks, et oleks mingi areng ja midagi toimuks ja jah, isegi kui see ei tundu üldse arukas. Ja siin päris kindlasti on ka selliseid omavahelisi vestlusi olnud rohkem kui kord, mis lähevad väga emotsionaalseks kätte ära, kus naine tõmbub endasse, läheb lukku, ei taha oma mõtteid ja tundeid jagada, sest siin on see muster, et kus mõnikord, kui ma ennast avan, siis mind mõistetakse ja teinekord, kui ma teen seda täpselt samal moel, siis on nagu sein ees, eks ole, ja mingit tagasisidet ega reaktsiooni mehe poolt ei tule. Nii, ja millised on selle suhte arengud järgmise 3 kuu jooksul? Millised on siis need võimalikud viisid edasi liikumiseks, mis selles suhtes toimub? Siin on nüüd niimoodi, et ma ütleks, et 1/3 juhtudes see suhe tõesti lõpeb ära, tulekski lõpetada, sest see välistab, nagu igasugune ühine tulevik on välistatud, sellepärast, et kummagi eesmärgid, unistused ei saa täituda. Ja pikemas perspektiivis tegelikult siis sellisel juhul teeb see nagu mõlemale poolele head. Et kui ma tahan näha siin sellist väga positiivset lahendust, siis see võiks olla niisugune, et te peaksite kogu oma lugu nullist peale hakkama uuesti mõtestama. Miks me kohtusime? Kus me kohtusime? Kellega me kohtusime? Mida me tundsime ja mõtlesime siis nendel esimestel kohtumistel? Mis selles suhtes siis nagu lõi? Mis põhjused need olid? Ja siin on võimalus siis, ma ei tea, kliiniliselt psühholoogilt, mingilt nägijalt, ravitsejalt, tegijalt, kellelt tahes küsida nõu ka astroloogilt või numeroloogilt näiteks, et kuidas meie astroloogilised kaardid kokku sobivad või numbriliselt, et kas see suhe ongi olnud nagu üks etapp ja mingi, ma ei tea, karmiline õppetund, et mis selle taga siis on. Ja see võib olla see jutt, mida ka mees räägib, eks ole, et oleks vaja nagu rohkem aru saada, et miks me ikkagi suhtes oleme, mis meid pani selliseid valikuid tegema ja kuidas nende valikutega nüüd võimalikult hästi toime tulla. Aga pikemas plaanis vahet ei ole, et kas te suudate siis sellest kriisist ennast välja murda välisabiga või lähete lahku, tulemus on sama, et see on niisugune, siin mõlemas pooles on selline esivanemate jõud ja ma ütlen lihtsalt jõud, ma ei ütle, et üks käitub kuidagi halvemini kui teine, et siin on olemas mingi esivanemate jõud, mis muutub kättesaadavaks, mis nagu toetab ja suunab ja jagab mingit universaalset aegadeülest tarkust. Ja need teadmised, mida siin omandatakse, on siis oluliselt tõesti mõlema poole jaoks. Ahah, pakk teistpidi käes. Et nagu nõuandekaardid ütlevad nii, et siin otsustama peaks naine. Konkreetselt. Otsustama peaks naine, ja selline veider olukord, kus mehel on nagu valik
mitte, et ühel kaalukausil on naine ja kodu ja teisel on midagi muud, aga ongi, et ühel kaalukausil on kodu ja teisel kaalukausil on naine. Ja ta peab midagi ära valima. Et ei saa niimoodi üks jalg õhus elada. Siin võib ka olla, et naisel võib olla juba pikemat aega plaan, kuidas see suhe lõpetada, kuidas, ma ei tea, õppida üksinduses ja katkematus armastustundes suhteid ise algatama ja kasvatama. Sest naise jaoks selline suhete loomine ja hoidmine on nagu mingi tuumateadus. Ja selleks, et nagu ise olla tervem, kuidagi otsustusvõimelisem, enesekindlam, tegelikult tuleks suhelda väga erinevate inimestega, võib-olla, ma ei tea, sõita kuhugi kohale, küsida mingit abi. Niipea kui inimesed siin oma tervenemisprotsessi alustavad, saavad nad nagu toe alla ja tõesti hakkavad palju kiiremini kasvama. Siin on tegemist väga võimsa ja mulle tundub, et ka kuidagi kas vanemate inimestega seotud või juurde õpitud oskus on siin, et siin on, see on võib-olla 1/10. Aga siin on kuidagi nagu läbi teiste inimeste tulnud mingi kogemus, info, midagi jagatakse, mis annab teada, kuidas olukorda parandada. Et ma ei hakka nagu üksipulgiti pikalt lahti võtma, sest siit juba tuleb nii palju hargnemisi. Aga siin vähemalt naine, kui mitte mõlemad osapooled, tegelikult väga täpselt teavad ise ka, mida tuleks teha. Mida tuleks teha, et tuua selle suhtesse nagu värskust, hingamist, liikumist, et seda suhet edasi arendada kuidagi. Tõenäoliselt nii, nagu te teate oma probleeme, nii te teate ka oma lahendusi. Aga millegi pärast need siin praegu venivad. Ja see on nüüd see ladumine, et mul üliharva see tunne tuleb, aga sellega mul tuleb see meeletu väsimus. Et siin üks osapooltest on lihtsalt nii ära kurnatud, et tahaks silmad kinni panna ja nagu mingisse okasroosikese unne langeda, et kui printsil tuleb mõistus pähe, küll ta mu siis äratab, on ju. Umbes selline situatsioon. Ja ma igaks juhuks sellest samast pakist, kus see naise kaart oli. Vaatan korraks seda naise olukorda. Ja ongi õige öelda, et naise liikumine on takistatud, naisel on vaja kuidagi sellest situatsioonist välja pääseda, ühesõnaga seisa selle eest, et sa, kui küsija on naine, siis seisa selle eest, et sa saaksid, ma ei tea, uusi elamusi, uusi kogemusi, mine käi kas või jalutamast, tee midagi, sest see on nagu mingi pikk surmauni, eks ole, et millest sul nagu on raske ärgata ja jõudu üldse ei ole, et palu, et keegi sõidutab sind kuhugi või viib reisima ja kui kuulaja on mees, siis igatahes paku seda oma partnerile, kui sa tahad, et see suhe, mis on, kuidagigi toimiks. Nii, aitäh! Ja mäekristalli juurde lähme. Et
püüan ennast sellest eelmisest ladumisest välja tuua. Oi. No kohe on. Pakk läheb ka kuidagi raskeks kätte ära niimoodi. Nii. Ja see on siis nüüd viimane ja mäekristall ja püüan iseloomustada seda suhet, mis on selle variandi valinud siis partnerite vahel ja kui see esialgne kirjeldus tundub sobib, siis kuula edasi. Kui sellest ainult pool on õige, ära kuula, vali mõni teine variant ja võib-olla sinu variant ei olegi. Et ära lase ennast kuhugi ei heasse ega halba toore jõuga sisse lükata. Nii. Ja kohe meil on mees käes. Nii. Ja naise kaart ka käes olemas. Ja nii. Selle suhtega siin küll ei tohiks midagi valesti olla. Et siin on küll kõik suurepärane. Mees on väga rahul, et ta selline suhe on. Tunneb, et ta on valinud õige naise, eks ole. Naine näeb meest tõesti õiges rollis, õige inimesena. Et mõlemad näevad teineteist nagu üsna küll läbi roosade prillide, aga siiski õigesti. Ja siin inimesed üldiselt on oma suhtega rahul, et ja tõenäoliselt ongi rahul sellepärast, et mehel on nagu tugevamad tunded, mees tunneb, et ta on nagu teinud õige valiku. Aga see on nüüd kas hiljuti muutunud või alanud või lühiajaline või selline suhe, mis ei ole kestnud aastaid, eks ole. Või kui on aastaid kestnud, siis on sellest toimunud mingi hästi suur murrang. Ja siin on nüüd mingid aspektid, mis tuleb omavahel kokku leppida, ära otsustada, midagi, mis on nagu veel lahtine. Ja ei, siin läheb kõik kenasti. Järgmise 3 kuu jooksul ristikukaart ise ütleb, et nagu pilpa peal, hästi hoitud. Et mis tahes muutusi te tahate teha, et ärge tehke ropsuga suuri, sammu haaval läheb väga hästi. Siin on see, et mis siin võib juhtuda, et võib juhtuda niisugune asi, et võib tunduda, et see majanduslik olukord näiteks on selline, et ma ei tea, et me ei saa kokku kolida, me ei saa kodulaenu, ei saa üürikorterist, ma ei tea, minna majja, et mingid niisugused küsimused, mis on seotud nagu elu materiaalse küljega ja tegelikult siin midagi väga keerulist ei ole. Selle 3 kuu jooksul mehe ego kõvasti kasvab ja samal ajal nagu ma ütleksin sellisel nagu veidral moel, et just nimelt, et ta nagu ajab ennast nagu hästi puhvi ja hästi tähtsaks, eks ole, hästi kohevile, et mina suudan ja mina saan ja ma teen. Ja ta teeb seda sellepärast, et temast tegelikult on see ebakindlus, et kas ta ikkagi saab selle situatsiooniga hakkama. Et need majanduslikud probleemid nagu tegelikult õõnestavad mehe jalgealust, on ju, aga ta püüab ennast ikkagi niimoodi väga
väga jõulisena ja väga vormis hoida. Pikemas plaanis tõenäoliselt siin ühe või teise osapoole vanemad sugulased, pärandus, midagi niisugust on see, mis aitab nagu raskused ületada ja teha häid valikuid. Et see, mis takistab, see niisugune võib-olla enesekeskne või egoistlik suhtumine siin partnerite poolt on ju, ta küll takistab, aga samas nagu tänu sellele on võimalik jällegi lahendusi leida, sest vaata, enesekeskne inimene on lahendustele suunatud inimene ja otsib neid võimalusi ja vahendeid, kuidas oleks parem. Et siin muidugi sellised mingid vanad mustrid võivad ka olla nagu natukene pinnuks silmas, et inimesed tulevad ju oma kasvuperekondadest erinevate arusaamadega ja kui need arusaamad põrkuvad ja need võivad olla väga väikestes asjades, et siis võib tunduda, et noh, head aega, et ei tule sellest head nahka, et aga need raskused tegelikult, mis siin tekivad, ütleme poole aasta jooksul, kõik on ületatavad, kusjuures üsna lihtsalt ületatavad, et niipea kui viia tähelepanu sellele, mida me tähendame teineteise jaoks, miks me oleme selles suhtes, milles me oleme, kes me oleme ilma partnerita, paigutuvad asjad kõik õigele kohale. Ja sellises väga pikas plaanis on see tegelikult, ei tule kergelt, aga tuleb ikkagi mõlema partneri jaoks see arusaam, et ma olen täiuslik, ma olen külluslik, ma olen õiges kohas, mind on vääriliselt hinnatud. See on nüüd küll väga positiivne ladumine. Ja, et siin võivad olla mingid majanduslikud probleemid, aga mitte väga traagilised. Ja võivad olla need vastuolud, mis tulevad siis kaasa meie perekonna või meie suguvõsa mustritega, täiesti ületatavad, üsna lihtsalt ületatavad, et niipea kui tuletada meelde endale, et kes ma olen, kes ma tahan olla, miks ma olen selles suhtes, miks see inimene on mulle oluline, et uuesti need väärtused nagu pinnale tõsta, kõik laabub. Mul on nii hea meel, et tuli siit üks väga ilus suhe ka, aitäh. Aitäh. Ja isegi kui see suhe on nagu väga alguses, võib-olla te olete alles tutvunud, siis sellel on ülisuur potentsiaal ja hoian pöidlaid, et oleks arukus seda potentsiaali hoida ja kasvatada. Aitäh! Aitäh selleks korraks!